Me läheme edasi järgmise paneeliga, mis on kahtlemata jälle üks väga oluline paneel, sest me räägime kogukondade kultuurilise jätkusuutlikkuse alalhoidjatest. Ja sellest ettekande teeb meile Kultuurikoja asutajaliige ja Kultuurikoja praeguse juhatuse liige Ege Kulbok-Lattik. Tema on kultuurisotsioloog ja tema ettekande nimeks on Rahvamajad eile, täna ja homme. Palun. Ma võtan. Tere päevast ka minu poolt. Siin on sellised sahtlid, kus saab veepudelit hoida. Ma loodan, et ma olen nähtav ja kuuldav. Kas olen? Kuuldav ka. Mikrofon on vist natuke. Nüüd vist olen paremini kuuldav. Rahvamaja minevik, tulevik ja olevik, et kas me saame? Jah, just. Ma näitan siin ühte oma lemmikpilti. See on Hageri rahvamaja 1938. aastast ja arvatavasti on mai, tähendab ongi maikuu. Puud on juba natukene lehtes. On selline ilus kevadpäev ja te näete neid poisikesi uudistamas. Uhke ilus rahvamaja on valmis saanud. Me ei jõua täna kõiki neid küsimusi, minevik, olevik ja tulevik. Aga ma püüan selle 15 minutiga rääkida siis Eesti riigi ja rahvuskultuuri identiteedi kujunemisest ja milleks väga suure osa selles identiteediloome protsessis andsid just nimelt rahvamajad. Sest rahvamajad tegelikult või seltsimajad algselt, nendes tekkis Eesti avalikkus. Mida me mõtleme avalikkuse all? Avalikkuse all me mõistame füüsilist või ka mõttelist ühisruumi. Meil on palju avalikkusi, poliitiline avalikkus, sotsiaalmeedia avalikkus, aga meil on ka avalik ruum. See mõiste pärineb Hannah Arendti käsitluses Vana-Kreeka poolisest, kus inimesed tulid kokku väljakule, arutasid oma asju, arutasid oma ühiskonna küsimusi, kuidas seda peaks juhtima ja mida peaks tegema. Ja Jürgen Habermas on kirjeldanud, kuidas siis laiem avalikkus Lääne-Euroopas kujunes kohvikute ja eraomandiga kooskõlas, kui raharing ja majandus laienes ja kui kujunes koht ja piisavalt inimesi, kes suutsid endale kohvitassi ja ajalehe osta, kuidas sealsetest aruteludest tekkis avalikkus. Avalikkus on selles mõttes oluline, et selles nii-öelda sümboolses ruumis me kujundame oma hoiakuid ja me kujundame ka oma identiteedi nende hoiakute ja väärtustega suhestades. Ja selle läbi me kujundame ka tulevasi sündmusi. Avalikkus on veel selline oluline, et avalikkuses me ilmneme, muutume teistele nähtavaks. Ja Eesti seltsimajades muutusid nähtavaks Eesti kogukonnad. 19. sajandi lõpul, 19. sajandi alguses oli Eesti rahvas pärisorine, staatus oli madal, härrasrahvad, baltisakslased ja Tsaari Venemaa ametnikud juhatasid, kuidas riiki ja ühiskonda ja kuidas siinset elu peaks vedama. Eestlased olid tööinimesed ja eestlastel puudus oma avalikkus. Avalikkus hakkas kujunema siis, kui tekkisid meie ajalehed ja intelligentide niisugused salongid, kes hakkasid siis seda eestlust vedama. Avalikkuses ilmnevate lugude kaudu vormitaksegi nii kogukondlik identiteet, inimeste minapilt, hoiakud, väärtused ja traditsioonid.
Eestlased kogunesid kõrtsis, kuni neil veel seltsimajasid ei olnud, sellepärast et ei kool ega ka kirik ei olnud Eesti avalikkus. Need olid baltisakslaste parunite kontrollida, mis keeles me pidime koolis õppima, milline pidi olema kooliprogramm ja kuidas, millises kirikus käia ja kõik ei sobinud kirikusse. Seetõttu eestlased, kuni veel selliseid seltsimajasid ei olnud, kogunesid keskaegses võrgustikus kõrtsis. Aga kõrtsid pandi kinni 1900. Viinamonopol, tsaar otsustas sellest teha ainult riigi monopoli ja keskaegne tihe võrgustik, kõrtside võrgustik pandi kinni. Ja eestlastel oli väga vaja sellise tärkava ärkamisaja kütkes, oli vaja omaenda staatust kultuuriliselt tõsta, oli vaja muutuda nähtavaks. Avalikkus on selline koht, kus sa astud eraelusfäärist välja teiste ette, näiteks nagu mina praegu, ja ütlen, mis mul öelda on. Eestlastel ei olnud sellist kohta. Pärast pärisorjuse kaotamist muidugi ka vallamajad ja kaasarääkimine elukorralduses juba tuli, avalikud ametnikud, vallaametnik, kohtumees. Aga 1881. aastaks oli Eestis juba 96% kirjaoskajaid. Eestikeelseid ajalehti oli 1815 ajalehte koos lisadega, aga sellist kohta, kuhu ka näiteks Eesti õpetatud seltsid võiksid koguneda, ei olnud. Seega oli Eesti seltsimajade sünd väga-väga oluline. Ja siin ma näitan mõned pildid, mis ma pean oluliseks, sest et ega me teksti läbi ei jõua võtta. Seltsimajaga loodi Eesti uus ruumiline kultuurimudel ja see on kahtlemata seotud ka majandusega. Siin oli eelmistes paneelides juttu, kuidas me identiteeti säilitame. Ühtegi identiteeti ei ole võimalik säilitada ilma majandusliku toeta. 1860. aastatel ostsid Eesti talupojad mõisatelt maa. See oli seotud linakaubandusega, Ameerika kodusõjaga. 19. sajandi lõpus oli 80% Lõuna-Eesti Liivimaa ja 50% Põhja-Eesti põllumaad Eesti talupoegade omanduses või rendil. Ja nüüd, kui Indrek Park ütles, et 100 000 inimest sai maad esimese maareformi ajal, siis see on tõsi, et see oli maanälg, mis eestlastel valitses. Aga seoses maaga tekkis peremehe tunne, tekkis inimene, kes oli maaga ja selle olukorraga seotud, selle kohaga seotud, kes tahtis seda kohta arendada. Sest miks muidu hakkasid taluperemehed, kes ei olnud ülemäära jõukad, ehitama seltsimajasid? Miks muidu hakkasid nad haridusele rõhku panema? Õpetajad, kooliõpetajad hakkasid koorilaulu tegema. See oli väga läbimõeldud tegevus. Nad tahtsid olla kultuursed härrasrahvaste moodi. Nad tahtsid tegelda kunstidega. Nad ei tahtnud enam olla ainult töö- ja maarahvas. Eestlased tahtsid püüelda kunstide poole. Ja sellepärast näiteks siin on Haapsalu laulupidu Pärnus, laulupidu 1890. Ja eestlased hakkasid selle tõttu ehitama seltsimaju, see oli väga-väga raske alguses, mitte kergem kui meil praegu, hoida alles identiteeti, keeli, hoida riiklust oma õlgadel. Nendel oli vaja osta külakeskustesse või vallakeskustesse maa. Keegi pidi tooma palgid, keegi pidi saama tsaarilt loa. See oli seotud vastutöö ja kõigega ja mõelda vaid ka endast tuli suurem olla. Oli ju väga kerge tulema üle huulte. No mida? Milleks on vaja kirjad, surad või siis mingisugused kultuuri, see on linnavurlede värk ja meil ei ole seda vaja. Et ka sellisele hoiakule tuli ju vastu saada. Juhan Luiga, üks meie esimesi intellektuaale, on mõtestanud seltsimajade sündi ja võrrelnud seda Egiptuse püramiididega ja tema ütles, et hingeelu ei saa ennast ilma välise kujuta teistele avaldada
ja üksikud tundmused oleksid ilma selleta rahvale ja ühiskonnale kadunud. Rahva vaim tarvitab elamiseks ulualust. Rahva hing kasvab ainult oma kodus, oma majas. Kirikus ta ei ole, kõrtsid on kadunud ja koolides kehtis domineeriva staatusgrupi diskursus või siis see, mida nemad õigeks pidasid õpetada. Seega oli vaja sellist seltsimaja. Ja nüüd ma näitan teile 19. sajandi lõpus Viljandi Eesti Põllumeeste Seltsi telliskivides seltsimaja. Väike Maarja Põllumeeste Seltsimaja ehitus, seal oli Jakob Liivi vend, Jakob Liiv, Juhan Liivi vend, suur eestvedaja, küll tema ehitas seda Parnassi, küll oli tal raske, sõimukirjad, kus sa ikka selle ühistu raha panid, näed, nendesse kividesse panin, selline oli saal. Seda tahtis maarahvas, tahtis saada sellist saali, sellist lava. Ja seltsimajadega tekkis ooperiteaterlik ruumiprogramm. Te näete, et kui te mõtlete, et see plaan oleks just kui kirikus, aga tegelikult on seal lavaruum, saal, jalutushool, jalutusruum, siin üleval on ruum raamatukogu jaoks, siis on seal nõupidamiste ruum, selle käigus siis on kohvikuruum, see ongi see Jürgen Habermaslik kohvikuruum ja kultuurile juurdepääsu tekitamine maarahvale. Üks esimesi kanepis ja kas nad siis olid lõuna-eesti keele, võrukeelsed, kanepikeelsed või olid nad mulgid, rääkisid, mis keeli nad rääkisid, aga nad rajasid Eesti rahvuskultuuri ja identiteedi. Nendes seltsimajades sai esimene kultuuriinstitutsioon. Seal toimus valgustuslik tegevus ja rahvaharidus, loengud, raamatukogud, moodsad kultuurilised praktikad, koorilaul, laulupidu, pasunakoor ja näitemäng. Kõike seda teevad eestlased ka täna. Ja ma näitan nüüd lihtsalt mõned pildid, sest et muidu me jääme ajahätta, kuidas siis ja milliseid praktikaid siis inimesed tegid seal algusest peale. Väga armas pilt väiksest orkestrist seltsimaja laval, haridusseltsi koor Amblas, aga näete, tehti ka mitte ainult rahvakultuuri, vaid ka moderntants, Ole lahke, Ella Ilbak ja Isadora Duncan ja taluneiud ka kohe proovisid. Aga leiutati, traditsiooni leiutamine, rahvuskultuuri leiutamine, inventing tradition, nagu Anderson räägib, siin on kohe üks esimesi. Iga järgmine samm on millelegi laotud, ilma sellise kultuuri ja eestkosteta rahva, kuidas on seotud poliitika, kuidas on seotud see Eesti Vabariigi teke. Selleks pidi olema piisavalt inimesi, kes seda riiki püsti panid. Selleks pidi olema piisavalt haritud mehi ja piisavalt laia toetust rahva hulgas. Ja seal oli erinevaid aspekte. Liiatigi oli väga soodne olukord tekkinud geopoliitiliselt. Aga Eesti riiki ei oleks saanud teha, kui ei oleks olnud laiades massides sellist kultuurseks olemise tunnet inimestel. Ja see kultuurseks olemise tunne, kultuurne inimene ei vaja eestkostet. Ta ei vaja, et keegi tema eest hääletab. Ta tahab ise olla kultuurrahvaste peres. Sellel tundel baseerub tegelikult ka see poliitiline mobiliseerumine. Kultuuriline mobiliseerumine, rahvamajade, seltsimajade tekke, mis lõi selleks võimaluse, rahva kaasamise, Miroslav Hroh räägib, et kui eliit veab seda protsessi, aga kui rahvas ei tule kaasa, rahvusriiki või rahvuslust ei teki. Nii, iga järgnev riigikord on meie rahvamajade võrgustikku tahtnud reformida. Eesti Vabariigi ajal muutusid seltsimajad rahvamajaks. Eesti Vabariik hakkas seda kasutama regionaalse kultuuripoliitika võimsa instrumendina. Seda toetas maareform, maaelu toetamine ja kui te vaatate, mis oli siis selle esimese Eesti Vabariigi kultuuripoliitika niisugune seadus võeti vastu ja mis oli rahvamajade ülesanne. Kultuuri- ja haridustöö keskkoht väljaspool kooli, koduks tegevuspiirkonnas hariduslikudele asutistele ja seltskondlikele organisatsioonidele. Ja mida nad selleks peavad tegema? Raamatukogud, lugemistoad, õpiringid, kursused, loengud,
laul, muusika, näitekunst, kehaline kasvatus ja kõik muu. See oli suur moderniseerumise projekt, mismoodi kogu see niisugune läänelik modernsus maarahva nii-öelda kultuurrahvaks aitas. Ja 2 minutit ja ma näitan teile, mis sellega mis ma veel tahan selle kõigega öelda. Ma tahan öelda, et see kõik oli suur protoinnovatsioonisüsteem, laiade rahvamasside harimine, talendipoliitika ja nii edasi. Ja nüüd ma näitan teile ainult mõned sellised punktid, mille läbi siis seda rahvamaja võiks rääkida. Modernsuse kogemus, avalikkus, rahvusliku kultuurikaanoni kujunemine, pildung, staatus või muutuvad diskursused, ruumi semiootika, et ruum tekkis, inimestele tekkis oma ruum, kultuurikorraldus, huviharidus ja kõik see rajaneb sellel. Nüüd ma näitan teile lihtsalt kiiresti mõned pildid, mis minu sõnu kinnitavad. Siin on koolinoorte koor 27. aastal, Valjala segakoor, vaadake enne 30. aastat, Karskusseltsi Lootus segakoor 50. aastal, te näete modernset Eesti kultuurirahvast, te ei näe päris orjust, 50 või ütleme 100 aastat tagasi päris oriseid inimesi, te näete modernset, läänelikult moderniseerunud kultuurrahvast. Iga järgmine süsteem on meie maarahva võrgustikku tahtnud arendada. Sovetiseerimine, kõik, mis selle käigus toimus, on eraldi suur ja põnev peatükk. Aga fakt on see, et tänase päevani kujutavad Eesti rahvamajad sellist omapärast institutsionaalset võrgustikku, mis katavad terve Eestimaa. Igas vallas, igas keskuses on oma väike ooperimaja, lava, saaliga, kus inimesed saavad koguneda, kus tullakse kokku, kus poliitikud tulevad rääkima neile oma ideedest. Nursipalu kongress või Võrukeste kongress toimus Kandles. See on kultuuri, kogukonna ja riigi niisugune uus ruumiline kultuurimudel, millega seltsimajade rajamisega kogukonnad ise tegid seda, ise oma rahva nõul ja jõul ja kerge see neil ei olnud ja meil ka ei ole riiki üleval hoida kerge, aga me ei saa olla nendest kehvemad. Aitäh! Suur tänu Egele ja ma kutsun siis siia meie järgmise arutelu ringi ja teemaks on meil siis kogukondade kultuurilise jätkusuutlikkuse alalhoidjad. Palun siia Triino Lest, Kuressaare kultuurirahva kultuurikorraldaja, Kalle Vister, Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor, Ülle Välimäe, Eesti Rahvamajade Ühingu juhatuse esinaine, Veiko Luhalaid, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor. Ja nendega koos on siin ka, ma arvan, Ege. Ja juhib seda arutelu Ülle Juht, kes on siis tänaseks Mulgi elamuskeskuse tegevjuht. Tere päevast kõigile. Mul on suur rõõm olla siin sellise, ütleks, kultuurilise taustaga, kultuuriliste tegevuste vedajatena, korralik kultuurivaldkonna kahurvägi, võib nii öelda. Esindajad siis erinevatest levelitest ja jah, kui nüüd Pille mainis, et Mulgi elamuskeskusest olen, siis tõesti 6 aega tagasi olin samamoodi kultuurikorraldaja, siis nii nagu täna ütleme Triino Valga kultuurihuviala keskuses, aga elu tegi
uued võimalused ja läksin sellega kaasa. Seetõttu küsisin ka seda mulgi teemat enne saalist, et jäi kõrvu. Nii, aga meie teema on siis tegelikult, ma võiks öelda, et selle kolme järjestikuse paneeli võib-olla kõige selline laialdasemat huvi pakkuv just nimelt kultuurikorraldajatele, rahvamajadele, KOV-idele võiks see olla samuti väga oluline, sest tegemist on otsustajatega, rahastajatega. Ja minu esimene selline küsimus oleks, mille ma sisse juhatan, et kes siis on kogukondade kultuurilise jätkusuutlikkuse alalhoidjad ja panen küsimusele teise osa veel juurde, et millist rolli etendavad täna kogukonnad kultuurivaldkonnas ja selle arengus ja mul oleks väga hea meel, kui iga sõnavõtja vaatab seda lähtuvalt oma sellisest igapäevasest ametist ja töölõigust. Aitäh! Nii, kes meil alustab? Kui ma nüüd töötab. Et kui ma nüüd aru sain, siis kes on kultuurikandjad või? Kuidas see küsimus algus oli? Just nimelt, et kultuurilise jätkusuutluse alalhoidjad. Alalhoidjad, jah. Tõenäoliselt, kui ma julgen võtta sellise väljaütlemise, siis kõik algab ikka inimesest endast. See tähendab seda, et kui inimesed vajavad, tunnetavad seda vajadust, inimestest koosneb või koguneb ju kogukond, kui kogukond tunnetab seda, edasi kogukondadest kujuneb suurem sootsium, ütleme siis antud juhul omavalitsus, loomulikult see hääl kandub omavalitsusse ja lõpuks on meil ka riiklikud institutsioonid ju, kes peaksid siis ka nii-öelda eelkõige rahastamise ja sellise kultuuripoliitika väljatöötamisega tegelema, nii et ma ei julgeks nüüd öelda, et kellelgi oleks kõige või eriti suur vastutus, kui seda tellimust alt inimesest ja kogukonnast ei ole, ega siis ka kultuuripoliitika väljatöötajana välja ei saa seda ju lihtsalt niisama tekkida. Mina alustan kuidagi teisest otsast üle, anna andeks. Ma lihtsalt pean selle mõtte välja rääkima, mis minu peas on hommikust saadik. Ma hommikul kuulasin intervjuud Maarja Vainoga, Märt Reer seda tegi ja seal küsis intervjueerija Maarja Vaino käest, et kes see õige eestlane siis on. Ja Maarja Vaino vastas, et tema arvates on see eestlane, kes on 3 põlve siin elanud. Ja sealt maalt hakkas minul tänase päeva hingepiin ja ma mõtlesin, et kui 3 põlve tagasi minu eelkäijad siis tulevad ja küsivad minu käest, et mis toimub Eestimaal ja mis sina oled teinud selleks, et kultuur saaks Eestimaal edasi kesta ja et kõik läheks paremuse poole. Mõtlesin, et mul ilmselt esimese hooga oleks mul piinlik, mis praegu toimub. Aga siis mõtlesin, et tegelikult olen ma ikkagi midagi teinud. Et esiteks ma olen töötanud üle 40 aasta Eestimaa rahvamajas. Me just kuulsime ettekannet, kui oluline on Eestimaa rahvamaja olnud Eesti kultuuri ajaloos. Ja kui siin eelnevalt oli juttu sellest, et võib-olla ei julgetagi enam öelda, et ma olen eestlane, siis ma olen ka kogenud seda tunnet, et hästi julgeta öelda seda, et ma töötan rahvamajas. Ja võib-olla mitte ainult nendele, kes töötavad, nad ikkagi julgevad, aga paljud inimesed võib-olla ei julge öeldagi, et nad käivad rahvamajas. Et mis see rahvamaja oleks nagu mingisugune igand või mingisugune jäänuk või midagi veel hullemat, aga tegelikult on ta ju täiesti toimiv, väga äge institutsioon Eesti Vabariigis ja seal töötavad väga ägedad inimesed, kes on kandnud seda kultuuri väga pikka aega ja nad on teinud seda väga madala palgaga, aga väga suure südametunnistusega, kelle eesmärk ongi eestlust kanda ja eestlane olla ja on seda siiani. Ja kolmandaks see, et kui me lõime Eesti Rahvamajade Ühingu 17 aastat tagasi, siis me olime nii õudselt väge täis ja meile tundus, et rahvamajadest ei räägita, meiega keegi ei tegele, see tegelikult oligi nii, aga me pidimegi ise selle looma, sellest ma saan nüüd aru.
ja siis me hakkasime seda trummi taguma, et rahvamaja, rahvamaja, rahvamaja ja me saimegi nagu selle rahvamaja nime nagu kõlama. Ja nüüd on see siis lõppenud sellega, et praegusel hetkel, kui on aru saadud, mis see rahvamaja on, siis nüüd hakatakse rahvamaju sulgema, liitma, kokku panema, nagu te olete kuulnud, mis iseenesest võib-olla ei ole ka halb mõte, et neid koondada ja kokku panna, sest aeg on muutumises. Aga selle kõige üle tuleb mõelda, kuidas seda nagu hästi teha ja sellega edasi minna. Kõigepealt suur aitäh kutse eest, et siin konverentsil, panin juba suurema märgi juurde, et saan osaleda. Et kultuuri alalhoidjad, alustaks sõnaga mina. Et me kõik ise oleme ju tegelikult need inimesed selles kogukonnas, kes me tahame, et see kultuur säiliks ja see elu selles väikeses kogukonnas kestaks ja me kõik ühte hoiaksime. Aga küll on oluline selles, et sellest juhitub kohalik omavalitsus, et igas piirkonnas, igas kohas selline elurütm toimib ja on ja selleks peab nagu andma ju tuge ja toetus selle poole pealt. Aga samas on ka riigi vastutus ju see, et vaadates, et kohalikud omavalitsuseks saaksid oma jõudu juurde anda, siis riik peab tulema oma mõttega, oma panusega kindlasti ka KOV-idele nagu toeks. Et ei saa olla sellist lähenemist riigi poolt, et anname teile ülesandeid ja tahame näha, et see kõik kultuuriline tegevus toimiks, aga samas ressursse võib-olla kaasa ei anna või juurde ei tekita. Kuigi siin eelmises paneelis mul meeldis Indreku mõte, et mis ta nagu välja tõi, et raha alati ei pane kõiki tööle ega toimetama. Et kõik hakkab ju inimesest, mis on igati õige, aga ma arvan, et kui me tahame ikkagi sellist suuremat jõudu ja tegevust juurde saada, siis paraku ka sellisel rahalisel toel on oma osa. Nii et kultuurila alalhoidmine on meie kõikide ühine selline jõud ja sünnenergia. Ja aitäh. Kui mina andsin nõusoleku siia paneeli tulla, siis sellel hetkel mina töötasin ühes väga väikeses sellises pisikese kogukonna rahvamajas juhatajana. Praegusel hetkel on ka roll natukene muutunud, aga see selleks ei muuda tegelikult olukorda. Ma tegelikult tahaksin tuua kohe siit seoseid meie ettekande teemadel, et kui me räägime sellest, et kes on selle kogukonna selle siis hoidja, siis teate, see on mitme otsaga küsimus. Sellele ei saa üldse üheselt vastata. See isegi mitte ei ole mõeldav üheselt vastata. Kui hakkasid tekkima seltsimajad, rahvamajad, nagu me kuulsime ettekandes, siis see algas ju tegelikult inimeste oma initsiatiivist. See algas kogukonnast, see algas sellest, et nad ise tahtsid sellesse panustada. Ehk siis see oli vabatahtliku tegevuse üks selline väljund. Meil on olnud väga palju etappe pärast seda. Ehk siis tegelikult erinevad inimesed on väga-väga palju näinud vaeva selleks, et see seltsimaja, rahvamaja ei oleks ainult kellegi sädemest loodud, vaid et seda saaks ka hoida majanduslikult, et seda saaks hoida järjepidevalt ja selle nimel on tegelikult Eesti Vabariigis väga palju vaeva nähtud. Ja mitte ainult Eesti Vabariigis ka, vaid Nõukogude Eestis. Et need samad rahvamajad, seltsimajad saaksid ühel hetkel eelarveliseks, nendel oleks oma kindel identiteet ja mitte ainult kogukonnapõhine, vaid et just ka oleks sellel hoidmisel tegelikult kohaliku omavalitsuse tugi. Seega see etapp on olnud väga erinev ja need etapid on olnud väga erinevad. Ja tänu sellele, et on tekkinud KOV-ide tugi rahvamajadele ja seltsimajadele, tänu sellele on olnud nii-öelda palgalised järjepidevuse hoidjad. Ja ma arvan, et see on olnud väga paljude inimeste töö ja vaev ja tegelikult väga suur töövõit. Ja kui võib-olla mõnes piirkonnas on mingisugusel ajahetkel see kogukond nagu natukene tagasihoidlikum olnud oma tegevuses,
see on normaalne, ega ainult ju aurumootoriga asi edasi ei vii seda tegevust. See on normaalne, et vahepeal keegi saab selle eest palka. Keegi ongi selleks loodud. Keegi ongi sinna ametipostile pandud, et ta seda edasi veaks. Ja et see ära ei sureks. Ehk siis need inimesed mingil hetkel on olnud natukene nagu vägisi selle kogukonna hoidjad. Ja nüüd ma arvan, et kui siin Ülle tõi juba sellised natukene kurvad noodid sisse, et praegu võib-olla on kuidagi see toon läinud nagu negatiivseks, mis puudutab rahvamajasid, sest noored seal ei käi, midagi seal ju ei tehta, see on ajas kuidagi mingisuguseid ajale jalgu jäänud, siis ma ei saa olla kuidagi sellega nõus. Et mul on nagu hästi kurb meel, et on tekkinud selline negatiivne kuvand. Sest kui ei oleks olnud neid eestvedajaid vahepeal, natuke neid, kes viivad seda edasi, natukene käsul, kellegi käsul, aga tegelikult suure südamega ja väga suure tööga, siis see ei vähenda selle olukorra väärtust. Nii et tegelikult neid alalhoidjaid ja neid hoidjaid on väga erinevaid. Ongi kas kogukonnad või on inimesed, kes on selleks palgatud, et seda kogukonda utsitada, toetada, abistada. Jaa, ma olen täiesti nõus. Mulle tundub, et Triina väljendas siin selle muutunud kultuuritöö iseloomu. Ja see kultuuritöö muutus 1940. aastal Eesti Vabariigid rajati seltside poolt oma algatuse korras. Taluperemehed panid rahad kokku, kes tegi tööd, kes andis raha, kes kuidas iganes. Aga siis ühel hetkel seaduse tulles Eesti Vabariigi ajal loodi võrgustik, riiklik võrgustik, kuhu võeti läbi mõeldult. Sinna kuulus üle 400 seltsimaja ja rahvamaja, siis saidki seltsimajadest rahvamajad. Töötati välja seadus, milline peab olema riiklik võrgustiku ja riik andis laene, et neid rajada ja kaetigi see Eesti Vabariik sellise ühtlase võrgustikuga. 1940. aastal, kui tuli punavõim, siis mis juhtus? See oli see üks seadus, eraomanduse likvideerimine, kui pangad, ettevõtted, aga ka seltsimajad, muuseumid, kõik läks rahvakomissariaadi bilanssi nii-öelda ja edasi toimetas riik. See oli ühtepidi hea ja teistpidi halb. Ehk siis inimestelt võeti sovetiseerimise käigus omaalgatuslik seltsimajade juhtimine, vedamine, arendamine ja seda hakati suunama juhendite, tsenseerimise, rahvamajade passiga, vaadati, kes seal võib töötada, aga kultuuripraktikaid Nõukogude kord muuta ei saanud. Ikka tehti seal koorilaulu, rahvatantsu, näitemängu ja kultuuri kontrollida ei olnud ka võimalik. Sellepärast, kui laval oli 2 eidekest ja nad rääkisid nalja, tegid kolhoosi esimehe, aga võib-olla ka Stalini arvel või kellegi arvel, võib-olla mitte Stalini, aga Hruštšovi rääkisid anekdoote, siis seda ei saanud kontrollida ükski punavõim. Ehk siis rahvamajade töö riigistati, kultuuritöö riigistati, suunati ja sellel oli 2 mõju. Esiteks, see professionaliseerus. Ja see on see tulemus, mis on praegu meie laulu- ja tantsupeod. Kõik teavad, milline peab olema ilus laulu- ja tantsupidu ja see on see professionaliseerumise. Teiseks, see tekitas selle tunde, et kes need inimesed on, sest praegu me elame 30 aastat selles olukorras, kus enam selliseid kultuuritööd ei õpetata, aga nõukogude ajal oli nii-öelda prosvetitelne kultuurne obrazovanje, nõukogulik modernsus, nõukogulik bildung, see oli ühtaegu kontrolliv ja teistpidi rahvavalgustuslik. Tänan, vabandust. Jaa, aitäh, Ege. Et väga hea, et tegelikult tuligi välja siin selline sõnum, et tegelikult olenebki inimesest paljuski. On see üks inimene, on see kogukond, on see seltsing, on see lausa põlvkond, aga täna nendest eelnevatest paneelidest samamoodi tekkis esile selline väljend nagu motivatsioon, et mis motiveerib neid inimesi, mis motiveerib kogukonda
täna jätkama, sest nagu me teame, on Eesti kultuurimaastikul olukord väga erinev ja nii nagu siin ka öeldi, et kultuuriruum on pidevas muutumises, siis need ongi väga erinevad. Et ongi kohti, kus on kolmandale sektorile ehk siis MTÜ-le antud kohaliku kultuuri nii-öelda vedaja roll. Samas on omavalitsusi, kus on arenguorganisatsioon, samas on ka omavalitsusi, kus omavalitsus ise tegeleb selle valdkonna arenguga. Aga kui me võtame kogukonna, et mis on see, mis tegelikult motiveerib neid inimesi, mis see võiks olla ja kuidas saaks ja kes saaks neid motiveerida? Nii, kes vastab esimesena? Ülle äkki? Motiveerida kogukonda, nii küsisid, jah? Motiveerida kogukonda, seal tuleb ikkagi see üksikisiku tasandile minna, et mina kui inimene, et mida mina saan teha, et minu elu oleks väärtuslik, et minul oleks vabal ajal millega tegeleda ja et ma saaksin olla täisvereline eestlane ja hoida eestlust Eestimaal. Võib-olla see kõlab väga suurelt, aga mina mõtlen nii kultuuritöötajana ja ma arvan, et paljud minu kolleegid mõtlevad ka nii. Paljude asjadega ei saa olla rahul, mis minu ümber on, aga seda muuta ma saan ikkagi ainult ise. Ja kultuuritöötajat motiveerida saab ikkagi kultuuritöötaja, kui ma võin sellest ka rääkida, eks ju, et on selline vähenõudlik rahvas, et vahel aitab tõesti sellest, kui patsutatakse. Teate, ma räägin teile ühe toreda asja, et kui meil nüüd hakkasid need ümberkorraldused siin Järva vallas näiteks oli selline juhus, et meil pandi asutused, no praegu igal pool pannakse kokku kultuuriasutusi ja siis selle kultuurikeskuse juht rääkis mulle niimoodi, et nendel koristajatest said perenaised, nagu ikkagi praegu, et mina pean seda väga õigeks ja siis oli neil suur sündmus Eesti Vabariigi aastapäev seal kultuurikeskuses, kui nüüd kõik koos need asutused seda korraldasid ja inimesed hakkasid ära minema ja siis see perenaine nii-öelda, kellest koristaja, kellest oli saanud perenaine, oli läinud täiesti pisav silmanurgas ütlema sellele asutuse juhile, tead, nad tulid, ütlesid mul ukse peal aitäh. Et see on motivatsioon täiesti 100% ja see perenaine teeb järgmisel korral kindlasti proovib veel paremini seda sündmust korraldada, aidata kaasa selle korraldamisele. Et nii lihtne see tegelikult ongi. Aitäh, Ülle. Ma korraks enne, kui nüüd Kalle, võib-olla mitte päris sama teemaga, et Veiko ja Kalle, et teilt sellist arvamust, et samas on oluline säilitada KOV-i autonoomia, et ta saab ise oma otsuseid langetada, kaasa rääkida oma arengus. Ja kui nüüd on nii, kui nüüd on niimoodi, et kultuurivaldkond, millest me täna räägime, rahvamajad, mismoodi saaks siis KOV toimetada, kuidas saab aidata kaasa, milline on arvamus täna Linnade Valdade Liidu poolt nägemus, et kuidas KOV-id sellega hakkama saavad ja kas nad üldse tahavad sellega tegeleda paljuski. Ja siis teine pool Rahvakultuurikeskuse võib-olla natukene toest. Nii, et kas nad tahavad, küsimus ei ole ju selles, et ütleme, et konkreetselt mingi KOV, mingi abstraktne KOV, et KOV ei saa tahta, KOV-i juhivad ikkagi teatud inimesed ja tõenäoliselt on need meie kultuuriruumis sündinud, elanud inimesed ja ma arvan, et kui küsimus on ka siin motivatsioonis, siis kõikides meil on juba geneetilises koodis midagi sees, mingi ma ei tea, et ma ikka olen rääkinud maavanaema maja või must leib või laulupidu, tantsupidu, et me ei pea kedagi ühelegi midagi tõestama, me teame, mis asjad need on, me nagu mõtleme, tuksume ühes suunas, nii samuti on see inimene, kes seda teeb, kui ka see inimene, kes KOV-i juhib, nad on ju ka selle kogukonna liikmed ja selles mõttes et kõik need kriitikad ja nihelused, mis siin tänagi toimuvad, ei tule ju sellest, et keegi oleks kultuurivaenulik või ka ma siin sõnavõtte enne kuulasin, et kuskil on demokraatia nihe. Pigemini on ikkagi asi finantsides ja olukorrad on väga keerulised täna.
kohalike omavalitsuste finantsilist olukorda võib iseloomustada aastanumbriga 2010, see, mis järgmine aasta meid ees ootab, ehk siis peale krahhi 2008. aastal. Nii et need on need kohad, kus iga juht peab mõtlema, et kus kohas on laenud võetud, mis on kohustuslikud ülesanded KOKS-ist tulenevalt, mis tuleb ära teha ja kus on siis need kohad nii kinnisvara mõttes kui ka personaalia mõttes, kust on võimalik kokku tõmmata, kokku hoida. Nii et küsimus ei ole kultuuri vaenulikkuses, küsimus on pigem ressursside puuduses. Nüüd, kui eelmiste paneelide juurde korraks tulla, siis see on väga hea küsimus, et ma siin mõned asjad panin endale kirja ja võib-olla tahaks need ka ära õiendada, et siin oli näiteks utreerin, et selline lause, et väikesed koolid kinni, et see ei ole riigi poolt tulnud otsus, vaid KOV-i enda teha. Ei, head sõbrad, see siiski on riigi poolt tulnud otsus, sest haridusrahastamine tuleb riigilt ja täpselt sama lugu nagu kultuurivaldkonnas räägime ka, kui sul karbi ülevalpidamiseks ja personaalia palkamiseks raha lihtsalt ei ole, siis sa pead tegema neid otsuseid ja riigi Haridus-Teadusministeeriumis on isegi selline spetsialiteet loodud koolivõrgu korraldusspetsialist või nõunik või kes seal on, kes väga tugevasti survestab ministeerium seda teed minema. Nii, ja siis oli ka selline, et mingi kontroll peaks olema, et mitte lasta KOV-idel laamendada raamatukogude, koolide ja rahvamajadega, et kuskil peaks olema stopp-nupp, et kui on näha, et kahjustatakse meie kultuuri aluseid. Nii jällegi, head sõbrad, seda ei saa olla. Põhiseadus paneb kohalikule omavalitsusele haldusautonoomia, õigusautonoomia, finantsautonoomia. See tähendab seda, mis on kohalik omavalitsuse korraldada, tema autonoomsel territooriumil, autonoomse õiguse alusel, ei saa sinna mitte keegi mingi stopp-nupuga sekkuda. Sekkuda saab raha andmisega. Ehk siin on absoluutselt vastupidine suund peab olema. Mitte stopp-nuppu ei kasutata demokraatias, vaid kasutatakse läbirääkimis ja asjade, ütleme, edendamiseks või selle soovi elluviimiseks siis mingeid meetodeid, mis aitab mõlemil, või ütleme siis rahuldab mõlemat poolt ja annab võimaluse edasi minna. Ja nüüd tagasi tulles selle alguse juurde, et me oleme mõneti ka selles osas kahvlis, et 2018 teostus haldusreform ja nüüd paljud omavalitsused, kes olid, kui te ühinesite, riigipoolne kohustuslik asi oli koostööleping, 4, 3, 5, 10, 7 vallaga. Seal lepiti kokku, mis asjad jäävad, kuidas jäävad ja nii edasi. Ja nüüd on paraku selline lugu, et kui see reform ka toimus, siis ma olin väga tugev eestkõneleja seal, et kohalikud omavalitsused said ühinemistoetust, aga ühinemistoetus peaks olema või rippuma ära nüüd sellest, kuidas lepingut täidetakse. Et see toetus tuleks tagasi küsida, kui lepingus kokku lepitud punkte uus omavalitsus ei täida. Ja nüüd täna, kui me vaatame Lääneranna või vaatame Rõuge valda, siis nii enda jutu tagasi, et ma saan täiesti vallavanemast aru, see on finantsiline küsimus. Nüüd volikogu liikmetele, aga te andsite lubadused nendele omavalitsustele, kes teiega liitusid, et sinna jäävad need objektid, eks ole. Ja nüüd on, vaadake, kogu selles meie riigi protsessis praegu on ära unustatud see koht. Volikogud pidasid läbirääkimisi, sõlmisid lepingu, ütlesid, et need rahvamajad siin jäävad ja nüüd on siis selline surve nüüd riigi poolt, kõigepealt oli surve, et leppige kokku, saage ühinege, tehke lepingud, rahvaküsitlused ja nüüd on siis vastupidine surve, et kuulge, et optimeerige ometid tehke. Nii et võib-olla utreerin, ütlen natukene järsult, seal on ka väga palju võimalusi, mis on tegemata omavalitsustel, siis tihtipeale ei pea olema raamatukogu tõesti ainult tähendab üks inimene raamatukogus, kes on ka juhataja, kes on ka koristaja või perenaine, kuidas me siis ütleme, eks ole. Ja seal ka ürituste korraldajad võib-olla tõesti on võimalik optimeerida ka selles mõttes, et ühtse juhtimise alla tuua või üleüldse kultuuriga seotud struktuure ühtse juhtimise alla tuua, aga peaasi, et teenus või see, mida kogukond ootab, et säiliks. Nii et jutt läheb pikaks, ma rohkem võib-olla ei räägi. Kosta. Et võib-olla ma tuleksin natukene eemalt sellele teemale, mis nagu püstitatud ülepoolt oli, et motivatsioon, kohalik omavalitsus ja riigi tugi. Et me oleme Eesti Rahvakultuuri Keskusega liikunud peale seda haldusreformi, kõik need 15 maakonda läbi koos Kultuuriministeeriumiga, et vaadates, kuidas on siis haldusreform mõjutanud kultuurilist tegevust kohalikes omavalitsustes ja maakonnas tervikuna. On maakondi, kus on väga edukalt seda olukorda nagu korraldatud ja töörütmi paika pandud, on maakondi, kus on võib-olla selliseid nõrgemaid lülisid sees olemas. Aga mis
nagu välja koorus see, et täna on väga paljudes kultuuriasutustes, seltsimajades eest vedamas sädeinimesed. Ja need sädeinimesed, nagu siin ka välja toodi, panustavad südamega, hingega ja nad hakkavad mingil määral väsima. Ja nüüd nende poolt on ka see ootus, et kuidas seda jõudu nagu juurde anda. Ja ma olen nõus sellega, et siin on see kohalik omavalitsus see, kes märkab ja näeb neid inimesi ja annab siis oma sellise lähenemise. Et nagu sa Ülle välja tõid, et kui öeldi, et aitäh või tere või mingi selline väikene tunnustus, ka sõnaline tunnustus andis nagu jõudu juurde. Et ma leian, et hästi oluline roll kohalikel omavalitsusel on see, et nad märkavad neid inimesi ja toetavad sel juhul, et nad tõesti ei väsiks ja läheneks ka võib-olla selle vaatenurga pealt, et mõelda, kas on ka ütleme, järelkasvu, kes ükskord seda vankrit hakkab vedama. Küll aga, nagu Veiko kenasti välja tõi, et kohalikud omavalitsused on autonoomsed, aga keegi sinna vahele segada ei saa, aga saab mõjutada rahaga. Ja ütleme, täna riigi roll on tegelikult ju see, et kes sellist rahalist tuge peaks andma ja toetust jagama. Eesti Rahvakultuuri Keskusel on täna 12 toetusmeedet, kus me siis avalikku raha anname siis ka kohalikele omavalitsustele, selle huvialategevusele, nende täiskasvanutele, ehk me räägime siis rahvakultuuri valdkonnas rohkem meie vaatenurgast. Ja otseselt kohalike omavalitsustele ma näen, et on sellist kaks olulist meedet. Nii et isegi siis, kui see COVID hakkas siin võimu võtma ja ohustama meie kultuuritegevust, siis ka riik leidis vahendeid selleks, et hoida seda elurütmi elus ja toetas seda. Muidugi see raha hulk ei ole suur, alati võime öelda, et raha on vähe, aga ma julgen väita seda, et kõik selline väikene tugi omavalitsustele ja kogu sellele rahvakultuurile, harrastustegevusele selles valguses hoidis meie kollektiivi ja meie tegevust nagu veepinnal. Ja ma usun, et kõik selline lähenemine ja selline tugi on oluline ja täna riik on selles suhtes näoga kindlasti omavalitsuste poole ja inimeste poole ja võib-olla ma viskan ka õhku võib-olla sellise väikese mõttekillu, mis on väga pikka aega olnud, et võib-olla selle kultuurimaastikku siis tuge ja jõudu ja võib-olla ka siis isegi motivatsiooni toetab see, kui me hakkame mõtlema ka seaduse peale. Et jah, seda teemat on väga pikalt käsitletud ja on öeldud ka mulle seda, et kultuur on selline loominguline protsess, seadusega raamistada, kas see on mõistlik ja mõttekas. Ma arvan, et siin on nii üht kui teist, aga tasub võib-olla selles valguses natuke mõelda. Aitäh! Ma tahan siit ennem, kui ma igal edasi annan, et tegelikult kommenteerida sedasama Kalle väidet, et riik tegelikult tuli ühel hetkel appi, siis mul tõesti on hästi väike rahvamaja oli ja sellesama palgameetmega, mis tuli laulupeo ja tantsupeo juhendajate toetuseks, siis see tõesti oli motivatsioon. Kui me rääkisime motivatsioonist, et mis motiveerib, siis see motiveeris tegelikult ka väga paljusid kohalikke omavalitsusi. Mitte ainult neid õpetajaid, juhendajaid, ringijuhte, vaid tegelikult see pani mingil hetkel ka needsamad COVID mingisuguses hetkes nagu sellisesse kohta, et nad pidid tegelema sellega, et võtta juhendajad nende võssilepingutelt ära, tegema töölepingud, andma juhendajatele mingisugused sotsiaalsed garantiid ja tegelikult see oli kõva motivatsioon. Ja see motiveeris ka tegelikult neid juhendajaid, kes olid pikka aasta teinud väga põhjalikku ja head tööd, aga ei olnud teinud ära oma kutsetunnistusi, vaid siis see tegelikult see meede nagu motiveeris erinevatele tasanditele erinevaid asju tegema. Juhendajaid ennast tegelikult akrediteerima, KOV-e sõlmima normaalseid lepinguid õpetajatega ja tegema tegelikult nagu inimestele sellist looma kindlustunnet. Et lihtsalt kommentaar sellele olukorrale, et see oli väga kõva motivatsioon. Mul on 2 mõtet, mida ma tahaksin
praegu väljendada ja ma loodan, et ma ära ei unusta. Üks on see, et mind õudselt riivas see, et Triino ütles, et ja kes seal käib, et noored seal ei käi, aga peavad käima, mitte ei pea, vaid kuidas neid sinna saada. Ja nüüd mul tuleb meelde näiteks see Helsingi Oodi suur raamatukogu, mis avati Soomes, see oli siis nagu Soome riigi kingitus Soome 100. aasta sünnipäeva puhuks, uhke raamatukogu, millised funktsioonid seal on. Tahad pesu pesta, palun väga, oled sa must või valge, oled sa hästi riides või pead sa pargipingil ööbima, palun tule loe ajakirju, mine käi saunas, pese oma riided ära ja siis mine loe. Vaat niisugune raamatukogu, Oodi, kus on kõik erinevad tasandid. Mis on rahvamajade tuleviku roll? Mida ta peab pakkuma kohalikule omavalitsusele? Kuidas on võimalik, et seal noored ei käi? See on sellepärast nii, et meil on ka see kultuuritöö elanud läbi erinevaid ajajärke. Üks vahe nõukogude ajal oli ta väga professionaliseerunud riigi kontrolli all. Taasiseseisvumise ajas muutus nii-öelda see kultuuritöö kultuurikorralduseks, ettevõtlus, managerism kultuuriväljal, kirjutage ettevõtteid, kellelgi ei olnud enam, riigil ei olnud mingeid selliseid finantse, ei olnud ka vajadust kontrollida, palun vaadake ise, kus te raha saate, tehke mida soovite, aga kes on kultuuritöötajad, kultuurikorraldajad, neil on oma kutsetunnistus, kust tulevad need huvihariduse juhendajad. Ja nüüd me oleme siis pärast 20 aastat peetud võitlust saanud see, et huvihariduse juhendaja ei ole noorsootöötaja, kes on ka väga vajalik inimene, aga huvihariduse juhendaja on hariduse andja, koorilaulu õpetaja või kunstiõpetaja või kes iganes, kes peab ka olema tasustatud. Sinna on jälle minna pikk tee, aga et see on üks asi, et see kultuuritöö ja huvihariduse õpetaja roll on riiklikult määratlemata, läbitöötamata ja väärtustamata, ka kultuuritöötaja roll, aga lisaks on rahvamaja ja seltsimaja funktsioonid, mis ta peab seal kõik tegema oma, ja paljud töötavadki. Meil on näiteks Viimsi Artium, kus on koos teaduskool, muusikakool, kunstikool, kõik ühes. Samamoodi Türil, galerii, kunstikool, muusikakool, kõik ühes. Selline võrgustik ei saa sellepärast ära surra, et me ei saa sinna noori inimesi. Kuidas me nad saame sinna? Et see jutt mind kohutavalt nagu paneb muretsema. See oli üks asi ja teine punkt, mida ma tahan öelda. Me ei päästa oma kultuuri, külakultuuri, meie maa, ilusat maad, kui jäävad ainult surnuaiad ja polügoonid, kui me ei saa sinna ettevõtlust. See on kohalike omavalitsuse juhtide, arendajate osa. Otsi ettevõtjaid, kust sul tuleb maksubaas, kust sul tuleb töö inimestele, milline see ettevõtlus on. Seda tehti Soomes niimoodi, kui mina seal õppisin, Soome valmistas ette oma suurt reformi. Ja siis nad õppisid. Tuldi, kutsuti Jyväskylä ülikooli üks ameeriklane, kes oli töötanud eluaeg šerifina, lõpetas karjääri ja läks teadust tegema ja siis sõitis mööda maailma ja jagas oma muljeid. Meie šerifid Ameerikas oleme kõik väga suured sõbrad, aga kui lähedal on ettevõtja, siis me oleme kõik konkurendid. Tule meile, me anname sulle maa, me anname sulle hooned, meil on tööjõudu, võtame vähem maksu. Vaat niimoodi otsitakse ettevõtjaid. Ma korraks, Ülle, kui tohib, et ma nagu sealt päris altpoolt nüüd ülespoole vaadatuna just selle suhtumise ja finantseerimise poole pealt, et kui me oma Rahvamajade ühinguga hakkasime alles kogunema, siis meie vaatasime ikka väga suurelt Kultuuriministeeriumi poole. Ja me ei saanud aru, miks Kultuuriministeerium väga sellise samasuguse armastuse pilguga meile vastu ei vaata. Siis me saime aru, et tegelikult meie ei olegi Kultuuriministeeriumi haldusalas, et mõistsime seda pilku. Siis me hakkasime väga süüdistama kohalikku omavalitsust, et küll nemad on seal ikka rumalad ja kuidas nad ei mõista, kui oluline on see kohapealne kultuur. No tänaseks me oleme aru saanud, et kohalik omavalitsus ongi väga hädas, sest tal on nii palju kohustusi ja tal on nii vähe raha.
ja väga palju tahetakse praegu ikkagi teha neid muudatusi, struktuurimuudatusi, liitmisi, lahutamisi. Et minu soovitus oleks küll see, et kohalikus omavalitsuses ikkagi kokku leppida kogukondadega, millist kultuurikorraldust me koha peal tahame rääkida inimestega, mitte teha seal vallamajas või kabinetis otsuseid. Kutsuda inimesed kokku, ka need kultuuritöötajad, kes selles valdkonnas töötavad, nendega arutada, rääkida. Leppige kokku, mida te täpselt tahate, kui palju meil asutusi peab olema ja kui palju meil selleks vahendeid on. Ja ikkagi Eesti riik peaks nägema seda Eesti kultuuri, ta peaks nägema rahvamaju ja seda tegevust, sest see on kõik suunatud eestlusele ja Eesti riigi tugevdamisele. Ja läbi rahvamaja, kui palju me saame eestlasi haritumaks muuta, kui me mõtleme kõiki nende tegevuste peale, mis see rahvamajas on läbi 135 aasta toimunud. Nii et ma loodan küll, et ehk on ikkagi ees paremad päevad. Aitäh, Ülle, et sa juhatasid sisse tegelikult ja vastasid juba sellele, mis küsimuse ma nüüd esitan, et kogukonnad kui partnerid KOV-idele, kogukondade jätkusuutlikkus, mis on teil südamel paari lausega seoses sellega, kogukondade jätkusuutlikkus? Okei, ma alustan siis veel sellest õhku visatud küsimusest, mis tuli seal ettevõtluse toetamise koha pealt. Et siin tuleb hästi kiiresti ära õiendada nüüd see asi, et jah, tõesti, Soomega me erineme väga palju. Ja vahe on lihtsalt selles, et Soomes on ettevõtte tulumaks ja Soomes on kuni 18% ulatuses võimalikku kohalikku tulumaksu kehtestada. Ehk siis Soome ettevõtluse meelitamine on kohaliku omavalitsuse prioriteet number 1. Sest sealt isegi kui registris ei ole need inimesed, kellelt üksikisiku tulumaksu võttes ettevõtte tulumaks on ikkagi väga suur. Ja siin on näide, kuidas võitlesid tuumajaama pärast. Olgi Lootovist oli see, kes endal tuumajaamad oli tagantpoolt kuskil 5 omavalitsustes finantsiliselt ja peale tuumajaama tulumaksu maksmist, kui see valmis sai, siis on ta esimese 4 seas maksubaasi koha pealt. Nii, ja nüüd meie kohalik omast tulubaas kujuneb üksikisiku tulumaksust, mis on riigi poolt tagasi makstav 11,96%. Ja nüüd, pange nüüd hästi tähele, nüüd me tegeleme aktiivselt ettevõtluse meelitamisega. Töötasin Vaivar vallas 18 aastat vallavanemana. Meil oli 1800-2000 inimest vallas ja meil olid Eesti Energia ettevõtted, elektrijaam, karjäär, Balti jaam, tuulikupargid, nii edasi. Nii et seal töötas circa 1100 inimest. Ehk me ei peaks üldse ettevõtluse pärast muretsema, sest pooled kohad elanikest on ju tegelikult selle ühe ettevõttega juba täidetud. Vaivar vallas said tööd sealt 10 erinevate liikumistega. Väga lihtne, pandi Narva Peetriplatsil buss käima, toodi elanikud tööle ja meie inimesed pidid olema siis konkurentsivõimelised tööle saamisega seal. Nii et saaste jääb meile, maksud lähevad tegelikult kuskile mujale. Nüüd, kõige kasulikum omavalitsusel finantsiliselt on ehitada magamistubasid. Nii nagu ma ütlesin, maks tuleb selle järgi, kus töötaja ööbib, kus ta sisse on registreeritud. Ja ongi niimoodi, mitte ettevõtlus ei ole oluline, vaid oluline on elamupiirkondi, kuhu tulevad tehaste lähedalt inimesed sinu territooriumile elama ehk ööbima. Ja siis, sealt tuleb omavalitsuse raha. Ja siin on meie maksusüsteemi. Ja just nimelt, ma peangi silmas, selle magamistoaga peangi silmas sisse kirjutust ikka, eks ole. Ja sa võid ükskõik kui palju nii enda saastet meelitada endale tehase näol. Aga sa ei saa kunagi kindel olla, et tegelik see maks tuleb siia. Nüüd, kui me vaatame ka näiteks Tallinnas ettevõtted, siis nad lausa Ida-Virumaalt toovad sinna. Tallinn ei ole turutõrke piirkond, aga busside kaupa tuuaks Elkoteki oli seal ja Trimides, et sinna ju töölised, et Tallinn ei saa seda maksu. Ida-Virumaa saab selle maksu, Ida-Virumaa on õnneks, eks ole. Nii, ja nüüd läks algus meelest. Jah, seda ma arvasin, et see läks sul meelest ära, et tahtsin tagasi kutsuda selle teema juurde, mis tegelikult meie paneeli põhiteema on, et siis kogukondade jätkusuutlikkus, et lühidalt, mis on teil kellelgi südamel sellega seoses? Kogukondade jätkusuutlikkus siis kultuurilises kontekstis, jah, et kuidas säilitada nagu seda kultuuri tegevust või seda sädet seal. See on jälle selles mõttes kompleks probleeme. Et esiteks on see, et seal
et nii nagu oli jutuga, et kas noored rahvamajas käivad või ei käi, et jah, seda on valus kuulata, aga omavalitsusjuhina ise ütlen ka, et kui tegelikult oli juhtida sisuliselt, eks ole, et keskmine vanus elanikkonnas seal 60 kuskil niimoodi, et kui juhtida nagu ikkagi ütleme enamikust pensioniealistest inimestest koosnev omavalitsus, väga raske ongi öelda, et see rahvamaja meelitaks või saakski meelitada noori sinna, sest see tellimus tuleb sellest kogukonnast lähtuvalt. Nii, nüüd loomulikult ei saa, nii nagu ma ütlesin, et ükski omavalitsusjuht või omavalitsuskabinetis töötaja ei ole ju ka mingi selline kuskilt kuu pealt kukkunud, ta on ikkagi selle kogukonna liige. Et loomulikult kohalikud omavalitsused püüavad aktiviseerida ka muul moel, et seda, mis hästi, ütleme jälle, kultuuri mõttes selle turutõrge, eks ole, et mis käima ei lähe, et sa kuidagi motiveerid ja püüad teha. Väga heaks näiteks on need erinevad konkursid või kas või laulu-tantsupeo toimumine. Et iga omavalitsusjuht, kui ta ikka enda grupiga rongkäigus käia ei saa, siis ütleme, et oma seltskonnas, et see nagu ei ole täisväärtuslik, et see on nagu selles mõttes hästi hea motivaator, mis paneb, isikul seda ei ole, et siis sa püüad ka nii-öelda kokku osta ja seda seal teha. Nii et eks ta, ma ütlen, see on hästi keeruline kompleks, nii nagu ma alguses ütlesin, et üks on see, mis su koha peal on, kus tuleb tellimus, mis niikuinii, millele on tahet või tähendab seda soovi tegeleda, sealt ka isetegevuse kui ka nende, ütleme siis, valla või kultuuri või seltsimäe poolt pakutava teenusega. Ja et siis tõesti nii-öelda, mida siis vägisi pead sinna juurde tooma, nii et võib-olla nii. No mina ütlen, et kogukonnad elavad ja kultuuritöötajad elavad ka edasi, ikkagi on oluline see riigipoolne toetus kohalikule omavalitsusele. Et ma ei saa sellest raha vähesusest küll aru, et kui ma näiteks kuulan seda, ma tõesti olen kultuuritöötaja ja ma olen kehva rehkendaja matemaatika, et ma ei saa sellega kunagi hästi hakkama, aga nii palju ma saan ikkagi aru, et kui räägitakse riigikaitsest ja miljarditest summadest, mida sellele panustatakse ja ma ei saa aru, et kui on omavalitsusele vaja 50 000, et ühte rahvamaja üleval pidada, siis seda raha lihtsalt ei ole. Et kui me kaotame ära Võrumaal, Valgamaal, Põlvamaal rahvamajad, raamatukogud, koolid, siis keda me kaitseme lõppude lõpuks? Kas see ei ole riigikaitse, et me panustame oma rahvamajadesse, koolidesse, raamatukogudesse ja me teeme tugeva Eesti riigi eest läbi eestlaste? Kas see ei ole riigikaitse? On ju, minu arvates. Aitäh. Tugevad kogukonnad ja kultuurivedurid selles kogukonnas. Ma leian, et oluline on see, et kogukonnad tunnetaksid, et neil on targad juhid, kes langetavad tarku otsuseid. Ja mis puudutab nüüd Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt ja Kultuuriministeeriumi poolt koostöös Rahandusministeeriumi ja Linnade ja Valdade Liiduga, on siis käivitunud arendusprogramm, mis on mõeldud just nendele inimestele, kes võtavad vastu otsuseid kohalikes omavalitsustes, kes vastutavad kultuuritegevuse eest, mitte kultuurijuhid ei ole, vaid ametnikud. Et muuta seda suhtumist, mis me oleme tundnud, kui me oleme liikunud, kus siis omavalitsus töötab inimene, kes ütleb, et kultuuri kohta see on üks tilulilu. Ja kus on vaja kokku hoida, siis võtame kultuurilt. Et nad teaksid põhjalikumalt, mis see kultuur on, mis selle väärtus on, mis selle sisu on, mida ta kannab ja nii edasi. Ja mul on siiralt hea meel, et nüüd 25. järgmisel nädalal see esimene grupp lõpetab, kus soovijaid oli väga hästi. Me pidime isegi mõned ukse taha jätma, sest nad pidid kirjutama ka motivatsioonikirja selles suhtes, miks nad tahavad selles arenguprogrammis osaleda. Aga ma arvan, et see on üks tõuge, mis võib-olla ka tõstab nende inimeste teadlikkust ja kui nad hakkavad otsuseid langetama, kas panna need kultuuriasutused kinni või mingeid muid lahendusi, nad mõtlevad selle sisu peale. Me püüame minna laialdasemalt selle programmiga edasi, sest sügisel algab teine see, aga ma arvan, et see on üks ka riigipoolne tugi ja abi, et tõsta otsustajate teadlikkust kultuurivaldkonnas. Ma olen ikkagi praktik ja kui me räägime kogukonna jätkusuutlikkuse hoidmisest, siis mul on hästi lihtne ja tegelikult praktiline näide. Mina töötasin majas, kus oli rahvamaja, raamatukogu ja noortekeskus. Ja ma ise harrastasin seda öelda nimega sünnist surmani maja. Mis tähendas seda, et tegelikult igas vanusegrupis inimestele oli seal tegevust. Meie piirkonnas on küll ainult 300 pluss inimest,
aga meie majas töötas reaalselt ainult 3 inimest. Aga kuna tegelikult kõik kandsid mingisugust erinevat rolli seal majas, siis mina kultuuritegelasena või rahvamaja juhina selles majas tegelikult ei muretsenud selle pärast, et issand appi, mul ei ole võib-olla, ma ei tea, teatris või tantsuõhtul väga palju noori inimesi, sest tegelikult noorte inimeste tee meie majja oli tegelikult kogu aeg tuttav. Nad olid harjunud meie majas käima. Ei ole oluline, kas sa oled noor seal majas noortekeskuses tulnuna või sa oled emana või isana näiteringis või tantsuringis. Enamasti oli see, et see niikuinii oli pereettevõtmine. Sellepärast, et see, kes tuli trenni või proovi, võttis oma lapsed kaasa ja lapsed olid nii kaua noortekeskuses ja mängisid. Ja tegelikult esivanem veel enne seda käis veel raamatukogust läbi. Et mina arvan seda, et sellised kogukonnakeskused on need, mis üsna paljuski tulevikus on need jätkusuutlikkuse tagajad. Et mida rohkem sa väikesesse kogukonda lood selliseid, ma nimetaksin, nagu ma ütlesin, sünnist-surmani majad, siis tegelikult ma arvan, et see on üks võti selleks kogukonna jätkusuutlikkuseks, sest lastele on tee tuttav ja vanadele ka. Mul ei ole midagi lisada. Niisugune see peakski olema, kindlasti peaks see olema koostöine, kultuuritöötajad võiksid koostööd teha ettevõtjatega ja vallavalitsuse ja kirikukogudustega, ringitööd ja uusasukad, igale ühele peaks leiduma mingisugune tegevus, kes tahab laulab, kes tahab teeb eneseabitehnikaid, kes õpib keeli, kes käib kohvikus, kes teeb tantsu, et inimesed saaksid ennast väljendada, et neil oleks elul, ütleme, et see tähenduslik aeg nendel oleks, et see oleks kättesaadav. Suurepärane. Minu meelest hea publik, ma arvan, et siit koorus täna üks tõeline pärl kõikide teiste pärlikeste kõrval on see, mis ütles Ülle Välimäe, et kultuur on riigikaitse. Bravo! Ja nüüd ma annangi sõna Ülle Välimäele, kellel on taaskord väga hea sõnum edastada. Kõigepealt aitäh, et me saime rääkida nii pikka aega rahvamajadest, et te olite valmis rääkima ja et te olite valmis kuulama. See on suurepärane. Aga minu käes, ma hoian seda, ma arvan, ma käin selle raamatuga veel mitu päeva, ma teda käest ära ei pane, sest valmis on saanud tõesti eile trükikojast tulnud esimene Eesti rahvamajade ajaloolugu, igal vallal oma ooper, selline raamat. Me oleme väga uhked selle üle, väga uhked, me oleme seda väga kaua planeerinud ja Ege Kulbak, kes on selle raamatu üks autoritest, eestvedajatest, kui palju vaeva, kui palju muret ja kui palju higi, aga siin see raamat nüüd on. Ma palun suurt aplausi Ege Kulbak-Latikule. Ja siin on veel autorid Karin Paulus ja Lauri Suurmaa ja kujundaja Martin Mileiko ja Ege. Ma mõtlesin, et kas me võiksime selle raamatu kinkida Eesti Kultuurikojale. Pille. Et siin ennist, kui nüüd kokku võtta, ennist kuulates Eget, siis mõtlesin seda, et nii hea on tegelikult teada, kuidas kunagi on olnud, et huvitav, milline on aastal 2100. Ainult üks põlv edasi, 77 aastat, oleks taaskord äge vaadata, aga seda teevad järgmised põlved. Aitäh teile ja on veel aega küsimused? Ja muidugi, vabandust. Minul on küsimus eriti seda tuleviku perspektiivi vaadates, et minul on küsimus institutsionaliseerimisest, et kas see on nagu üks selline suur eesmärk, miks peaks olema, et Kihnu näitel on
et see institutsioon, rahvamaja kui institutsioon, kus on juhataja ja koristaja või perenaine, kuidas iganes nimetatakse, et see nagu tundub olevat ajast ja arust, jah, sellise kohaliku omavalitsuse vaates. Seda enam, et kultuuriaktiviste on palju ja isegi väga palju erinevas, Kihnu puhul on selle pärimuskultuuri teema aktuaalne ja see UNESCO omakorda selle tulemusel tekivad institutsioonid, kes aktiviseeruvad ja mis on plussmärgiga positiivne. Et kas mitte see kohaliku omavalitsuse eelarve pigem ei peaks olema selline fond, kus saab see aktivist taotleda raha näiteks, et see on Kihnu väga suur edunäide meil lähiajaloos olnud. Et arutage, ma ei tea, kelle poole pöörduda, kes on spetsialist. Ma vastaksin hea meelega esimesena, et see on tõepoolest selline mõtlemise koht, aga mina isiklikult, kes ma nii pikka aega olen kultuuritööd teinud, et mina arvan, et järjepidevuse tagamiseks oleks ikkagi oluline, et on olemas kohapeal kogukondades palgalised kultuuritöötajad. See annab kindlustunde. Ma olen näinud oma pikale veninud elu jooksul mittetulundusühinguid ja igasuguseid seltsinguid, kes on tulnud, kes on läinud, nad hakkavad nagu põlema leegiga ja siis nad väsivad ja inimesed kustuvad ära ja vajub see asi laiali. Kui on seal ikka pidevalt inimene tööl, või siis järgmine inimene, kes hoiab seda järge, siis minu meelest see ei kao kuskile. Oluline on ju seda Eesti kultuuri hoida, ikkagi hoida, väga hoida. Aga ma saan teile, aga need võivad olla aktivistid loomulikult koha peal, et selle vastu ei ole mitte midagi, aga 1 või 2 inimest, kes ikkagi hoiavad. Kihnus ei ole nüüd aasta aega olnud, aga kõik toimub vanaviisi. Ja aasta on väga väike aeg ja ma tean ka... Mare, et ma tean seda Kihnu muret. Sealt on kirjutatud mulle ka ja me oleme väga innustanud... Meil ei ole muret, ma just seda räägin, et hästi on. Jube hästi on. Volikogu liikmed on kirjutanud, et mis me teeme ja kuidas me saame, aga... Täiuslikkuseni jõudnud just vastupidi see. Ja seal ongi nagu see olukord, kus ei pea olema institutsioon selles klassikalises tähenduses, vaid on sul nagu justkui mingi rahastamisfond ja sa annad sellele aktivistile raha, las teeb selle tantsuga. Meil seda probleemi ei ole, et noored ei taha tantsida. Et kord tahan mina pidu teha, kord tahab keegi teine teha. Et see võimalus, et see on tegelikult üks tuleviku võimalus, kus ta sobib ja kus mitte. Võib-olla ta igale poole ei sobita. Ja Kihnu on nii väga tugevate traditsioonidega ka piirkond, aga ikkagi see tõesti aasta on väga lühikene. Ma tahan veel korraks seda öelda, et ma tahan, et igaüks mõtleksite selle peale, et kui oluline on meil laulu- ja tantsupidu Eestis. Aga mõelgem selle peale, et kui jätkusuutlik see on. Mina isiklikult tunnen ammu muret selle peale, selle pärast, kui kaua see jätkub ja kas see jätkub. Et see ei ole püsiv. See ei ole püsiv. Selle kohal on suur oht. Kalle, noogutad sa? Tahad rääkida? Ma tahtsin öelda Marele vastuseks, et Rainer Kattel hiljaaegu kuskil LinkedInis postitas, et tema on kuskil seal Londoni kolledžis, uurib innovatsiooni ja et kuidas innovatsioon väga nagu stabiilne püsib. Ja just nimelt väidab ta, et kui innovatsioon lasta niimoodi hulpima, siis ta on väga innovatiivne, aga ta vajab institutsionaalset tuge just nimelt selle järjepidevuse jaoks. Ja ta võibki hulpida 1 ja 2 ja 3 aastat, aga et ta siis ära ei vajuks, vaid et oleks siis keegi, kes need erinevad ideed kokku korjab ja siis edasi purjetab. Seda räägivad innovatsiooniuurijad. Ma usun seda, sellepärast, et kui üldse mitte mingisugust nagu seda läbivat joont ei ole, siis ei saa millegi ümber nagu põimuda, läheb väga selliseks, see on see järjepidevus just. Aitäh. Et võib-olla Ülle mõttest siin kinni võttes, et kuidas laulu- tantsupeo järjepidevus on, et jah, täna on ERSiga kui kooriühinguga on neid teemasid käsitletud, arutletud, et suuremaks murekohaks on tõesti koolid, et nad ei jõua nagu koolidesse ja see noorte juurtekasv ja järeltulev on kuidagi tagasihoidlik. Et siin on olnud ka mõttevahetus selles, et Kultuuriministeerium ja Haridusministeerium peaksid istuma ühise laua taha ja läbi arutama need ühised teemad selles valguses. Tundub, et suunad liiguvad, kui kaugele liigutakse, jõutakse, seda näitab aeg. No võin öelda, et on ju poiste kooride lugu selles suhtes väga-väga selline tõsine, et ei nähta enam, et poiste koore tuleks nagu peale. Puhkpillikoorkestrid samamoodi ja muidugi üks tegur on see, et võib-olla õpilaste arv väheneb ja nii edasi, aga kuidas seda lahendada, et peaks koolijuhid rohkem selle peale ka mõtlema?
ma korraks nüüd ütlen, et tegelikult probleem on ka selles, et Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast kaotati või on peaaegu kaotatud siis muusikapedagoogika, mis tähendab seda, ma olen ise selle läbi käinud, mis tähendas seda, et meid valmistati ette nii koorijuhtideks kui muusikapedagoogideks. Meile anti väga põhjalik, laiapõhjaline nii-öelda arusaam, eks ole, Eesti rahvusest, Eesti rahva vajadustest, koorilaulust ja nii edasi. Et seal on võtmekoht. Me ei valmista enam ühesõnaga ette neid, kes läheksid koolidesse ja seda nii-öelda annaksid lastele edasi, mida tähendab lastele laulu- ja tantsupidu. Ja et üks hetk enne kui küsimus, et ma tahaksin Mare seda mõtet natukene kindlasti toetada, et mulle see mõte on väga sümpaatne ja tegelikult ongi nii, et see olenebki sellest kohast, nendest kohapealsetest inimestest, kahtlemata ka see, kui suur on see kogukond, kui suur on see haldusüksus, et see on väga äge ja lahe, et te saategi ise toimetada teha, aga siin jah see, et ühel hetkel, et oleks võtta nii-öelda näiliselt nagu Varnas KOV kui partner, et kui tekib see lõtk või selline jah, et on nagu seda know-how'd või natuke seda tuge ja ka finantsi saada, aga see, et see on antud ja jäänud rahva enda, tegijate enda kanda, minu meelest see on väga vahva ja seda ehedam see on. Ja, et olen olnud selle õnne osaline, et nendes omavalitsustes on kultuuri toetatud. Et tänane Häädemeeste vald, kus ma töötan, on äärmiselt sügavate kultuuritraditsioonidega, väga pikaaegsete kultuurirahvamajadega ja järjepidevuse saavutamiseks oleme rahvamajadesse, seltsimajadesse teinud noortetoad, et sealt edasi minna siis juba, kui nad lähevad oma elus edasi. Aga kuna ma esindan ka institutsionaalset poolt, siis ma küsiksin rahvamajade selle seaduse kohta ikkagi. Kuna me tahaksime oma põhimäärusi, mis on väga pikka aega olnud juba natuke ajale jalgu jäänud uuendada, siis oleks nagu vaja teada, et millisele alusdokumendile me tugineme. Ja kui ma seda otsima hakkasin, ma jõudsin väga kaugele ajalukku. Et võib-olla pisut mõne sõnaga, mis seis sellega siis praegu on ja mida me peaks aluseks võtma. Ja ma tänan väga Veiko Luhalaidi, kes siis KOV-ide poolt natukene siis teiselt poolt selgitas, et nad ei ole nii pahatahtlikud, nad lihtsalt on teatud võimalused või võimaluste puudumine. Aitäh! Jah, see seadus on päris raske teema, sest kui natukene jällegi aega tagasi kerida, siis aastal 2019 sügisel oli üks selline ka konverentsilaadne kokkusaamine, kus me kõik need koostööpartnerid võtsime nagu ühise laua taha ja tuli teemaks ka kultuuri või rahvakultuuri selline seadus, rahvamajade seadus. Täna on ka minu lauasahtlis eelnevate käijate poolt need pakid, mis on omal ajal ette valmistatud ja viidud nii kaugele, et ometigi võiks nagu seadus tekkida. Ja mina olin siis selle töögrupis vastutav isik, kes peaks selle asjaga edasi liikuma. Ja kui ma siis püüdsin seda teemat hakata käsitlema, siis tuli väga tugevalt erinevaid lähenemisi. Nagu ma eelnevalt juba korraks õhku viskasin, siis öeldi, et kultuur on selline loominguline, sellist tegevuse vabadust ei saa piirata ja see on ka selline nagu huvitegevus ja kuidas seda ikkagi suunata ja olla. Ja samas, kui me hakkame kultuuriseadust ja selles tähenduses midagi ette valmistama, siis on tunduvalt laiem, et ei ole ainult selle rahvakultuuri ja selles valdkonnas tegutsev asi. Ma püüdsin põhjendada sellega, et on olemas ju spordiseadus, on muuseumiseadus, on raamatukogude seadus, et ta annab ikkagi mingisugused sellised lähenemised ja toetused, nagu te ka välja tõite, kuhu neid tugineda ja oma neid tegevusi nagu planeerida. Aga
tänase seisuga võin öelda, et see seisab. Aitäh, aga sellest oli abi, sest me läheme volikogusse ja mul on hea põhjendada. Tänan. Mina lähen veel kaugemale, Kalle, aastasse 2007, kui me lõime Eesti Rahvamajade Ühingu. Esimene asi, mis me hakkasime tegema, oli Rahvamajade seadus, kontseptsioon. Me saime selle aastaga valmis, aasta aega nägime vaeva. Ja siis me hakkasime pakkuma seda, minister oli minu arust Laine Randjärvenes, seekord võttis ruttu kiiresti vastu, viis oma lauasahtlisse ja siis käisime Riigikogu erinevates fraktsioonides, kõik noogutasid, ütlesid ja väga tore, muidugi on seda vaja, aga sinna paika see jäi. Ja tõesti siis Rein Lang ütles, et no see, mis iseenesest reguleerib, seda pole vaja seadusega reguleerida, tõepoolest see jutt oli. Aga kui isegi laulupeo seadust ei ole meil ju vastu võetud, et siis rääkimata Rahvamaja seadusest, aga võib-olla ma mõistan teie muret, sest meil Türi vallasekretär räägib seda ammu, et ühtegi dokumenti ei ole aluseks võtta, millega teid reguleerida, eks ole, et see on täiesti mõistatav. Nii, mina ei tahtnud küsimust esitada, aga ma tahtsin midagi ilustatud ütelda ja rahvusvaheliselt areenilt, et kunagi aastaid tagasi olime Malaisias tantsuansambliga Kulla Ketrad ja seal oli selline folkloorifestival, aga seal võtsid osa niisugused kollektiivid, professionaalsed, poolprofessionaalsed ja kes kõik välja valitud kollektiivid, ütleme niimoodi, kes tegid täitsa kokku leppimata alates sellest kõige muru tasemel folkloorist kuni viimase kontserdini prožektoritega ja lavatantsuga. Ja teatraalse kõigega, tähendab kõike valdasid. Ja siis pärast seda oli lõppkontsert oli ja oli seal õhtu ja tema tegelikult lõpetas oma tegevuse, see inimene. Aastad oli teinud ja ütles niisuguse asja, et teie jätke meelde. Teie olete need inimesed, kes on esimesed, kes tulevad. Kultuur. Pärast tulevad. Ja usaldus teie vastu tuleb kultuurist. Teie näitate. Ja siis tulevad ärimehed, siis tulevad poliitikud. Siis hakkame neid alles usaldama, sest te olete esimesed saadikud. Niimoodi ütles. Minu väga ilusti. Jätke meelde. Ja Tiina, ma korraks küsin veel härra Luhalaju käest, et kui te ütlesite, eks ole, et inimese tulumaksust nii-öelda sõltub ja see voodikoht, kui palju te olete riigiga dialoogis selles osas, et see muuta? Me oleme riigiga dialoogis igal aastal, see on meie liidul juba seaduse poolt pandud kohustus, me räägime läbi riigieelarve seadust üle järgmise aasta lõikes. Ehk siis nüüd meil lõpeb läbirääkimine 23. valitsusdelegatsiooniga on kohtumine 25. aasta lõikes. Ütleme etteruttavalt väga suured kärped on, väga suured probleemid, aga veel kord, kui see küsimus juba oli, siis ma ütlen teile veel ühe arvu, et ma rääkisin küll väga julgelt siin õigusautonoomiast, haldusautonoomiast, finantsautonoomiast ja tegelikult see on põhiseadusega kaitstud kohaliku omavalitsuse autonoomia, aga finantsautonoomia on kohalikus omavalitsuses 2–3% ulatuses. Ja nüüd ma ütlen eesti keeles, mis see tähendab. See tähendab seda, et eelarvest kohalikul omavalitsusel on 2–3% seda raha, mis ei ole juba kuskil auku pandud sildiga antud. See tähendab vabad investeeringud, laenude teenendamine. Ehk siis, kui sinu eelarve on 10 miljonit, siis arvesta palju on nüüd sinu vabalt kasutatavat raha keskmises omavalitsuses. Ja nüüd ongi, me oleme OECD ehk siis arenenud riikide võrdluses Bulgaaria, Kreeka tasemel selle autonoomia lõigu osas. Ehk usaldus omavalitsuse vastu ise raha teenida, sildita raha saada, näiteks õpetajate palk, eks ole, et see on kõik nii-öelda paika pandud riigi poolt, mis sulle tuleb, et sa ei saa seda kuskile mujale ju jagada, eks ole, või optimeerida või midagi teha. Nii et siin on see küsimus, see probleem. Ja kuna jah, kultuur on, eks ole, vabalt koksis nii-öelda, et kui aega on, siis tegeled. Et siin on see järel. Nii, kui tohib, ma Egele annan ühe idee. Ei taha me ju, et rahvamajad on memmede rahvatantsuansambli harjutamise koht. Me tahame, et seal käiksid noored. No disko on niisugune lihtne asi, eks ole, aga ma tooksin ühe näite, mida tegi Eesti Kunstiakadeemia
ja ta töötas koos Hispaania saadikuga siin, saatkonnaga, meil on neid palju ja väga häid saatkondi ja idee oli selles, meil on üle 100 erineva rahvariide, nagu me teame, erinevate maakondade rahvariideid. Eesti Kunstiakadeemia moedisaini kateeder kutsus eelmisel aastal siia ühe Hispaania moekunstniku, kes käis 1 kuu vist mööda erinevaid maakondi, ta vaimustus Eesti loodusest, Eesti inimestest, Eesti rahvariietest. Ta läks koju, ta tegi terve kollektsiooni ja nüüd eelmisel nädalal, mul ei olnud aega minna, oli Kunstiakadeemias Ibero festivali raames moeshow ja moeshow oli Eesti rahvariiete teemal, mida tegi Hispaania kunstnik. Rahvamajad, võtke palun ühendust toredate saatkondadega, ideid on vaja, töötage välja moeshow nii-öelda mõte ja kutsuge siia inimesi ja las nad töötavad, las nad näevad ja nii saavad rahvamajad, ideid on vaja, ma räägin, see on ainult 1, seal on palju kindlasti veel ideid on vaja ja need on vaja teostada ja tuleb leida, ma ei taha kogu aeg rahast kuulda, aga koostöö on võlusõna. Mitte niivõrd raha, vaid koostöö. Hispaania saatkond kindlasti natuke aitas, ma olen kindel selles, aga koostöö raames saavad rahvamajad võib-olla noored ka sinna. Rahvamajades ongi noored. Aitäh, Tiina! Ma tahtsin veel öelda, et rahvamajad ei ole mingi Eesti fenomen. Need on üle terve Euroopa. Poola, Taani, samasugune võrgustik Soomes, igal ühel natuke väheke erinev ajalooline sättumus, väga sarnane Lätis. Martin Mileiko, kes elab osa ajast seal La Gomeral, saatis meile selle raamatu kujundamise käigus. Ma olen praegu La Gomeral, palun vaata, siin on ka kultuurimaja, seal on kunstikool, muusikakool, täpselt saatis siukse uhke palmees, et see on lääneliku modernsuse ja laiema avalikkuse ilming üle kogu Euroopa, Venemaal, Ameerikas, natuke erinevad nüansid, aga sama ja muidugi saab teha koostööd rahvusvahelist Taani, Norra, kõigiga. Ma tahan öelda, Tiina, et tõepoolest Rahvamaja ei ole kindlasti ainult memmede rahvatantsurühma koht. Rahvamajades üle Eesti toimub väga-väga palju erinevaid tegevusi. Ka saatkonnad käivad, isegi meil eelmisel kuul alles käis, et väga palju tegevust toimub, aga ideid on alati juurde vaja, nii et aitäh. Mina tahan öelda täna aitäh Tiiu Kuurmele, sest mina olin ära unustanud selle mõtte, et kas me kodanikena peame kõigega leppima. Mul on kogu aeg see olnud kuklas, ma tean selle tuules, ma olen kogu aeg aastaid liikunud, aga ma olin kuidagi ära vaibunud, aga ma sain täna selle tagasi. Aitäh teile! Ja võib-olla ma ütlen veel, et võib-olla tuli nagu selline nutulaul, et me kaotame noored. Tegelikult seda ei ole, aga see tendents on natuke seotud huvihariduse uue mõtestamise ja lõimumise formaalharidusega. See võib sinna kanti natuke kalduda, aga siis me peame jällegi oma koolivõrguga koostöös arutama, et mis siis jääb lastele, kas nad ikka peavad päev otsa koolis olema, kõik oma trennid ka seal tegema ja muusikakoolid, et ikkagi võib-olla saaks minna mujale, et see ruumi ja keskkonnavahetus ka on tore, et natukene on neid arenguid, aga Ülle teab sellest paremini. Aitäh! Jah, ja nüüd kui natuke võtta siis kokku, et meenus muuseumite teema, mis siin täna ka ühes paneelis oli, et võib-olla peaksime mõtlema enam ka sellele, et kuidas seda head vana ja väärtuslikku ja ütleme tõesti väärtuslikku siduda oskuslikult tänapäevasega ja võib-olla ka tulevikuga, ehk siis teha see huvitavaks. Sest tegelikult klassikaline muuseum, et sa külastad selle korra, 2 ja mida sa leiad, et kas sa 3. korda sinna lähed, ütleme selline
tavalise kodaniku mõtte nii-öelda järgi, aga võib-olla on see, et kahtlemata see on väärtus omaette, aga minnes nüüd natukene edasi, et siin võiks mõelda, et kui räägitakse väga palju täna ka nüüd noortest, et siis kahtlemata noor ootab ka innovatsiooni, ootab midagi ägedat, midagi uudset ja siis on seda vana ja väärtuslikku ajaloolist ka palju lihtsam omandada ja saada aru, miks need asjad olid sellised siis ja miks nad on täna sellised. Et mina omalt poolt tänan väga, et väga auväärne kolleegium oli siin, et võib-olla mõni sai natuke vähem sõna, aga suur aitäh! Aitäh kõigile!